tegelikult sa pead sealtpoolt hakkama. Hakka sealtpoolt. Näed, et siin on... Tähendab sind ka, see sai ilusti korraldada ühe paiga peal. No ongi, ma räägin teile, vaata, et Rudolf Tobias 150, et Eesti Postiga siin koostöös, et see Mark ja tervikasi ja nüüd see Rudolf Tobiasele mõeldes, et tegelikult need tema tegemised esimese, ütleme, professionaalse heliloojana seal Peterburis, kes suurvorme hakkas tegema ja siin on väga huvitav foto, kus on Rudolf Tobias, Mihkel Lüüdik ja Artur Kapp. Nad koos Peterburi Jaani kirikus hakkasid neid kontserte organiseerima, omavahel kiskusid natuke koos, siis jälle said sõpradeks, nii nagu Eesti asi on, eks. Ja niimoodi algas see peale, ütleme, see Tobiase lugu. Aga siin on väga huvitav see, et mul isiklikult tuli osaleda selle Joonase lähetamise projektides ja siin on need, mis meil õnnestus läbi viia peale Tallinna, siis Göteborgis, Malmös, Stockholmis, Helsingis. See on täiesti eraldi lugu, mis Lipiga me saime need soomlased, rootslased ja need oma kampa ja seal need kõlasid. Ja nüüd hiljem juba näete siin Melbourne ja Nürnberg ja Speyer ja nii edasi, Köln, Pariis ja 2003 Peterburi, kui sai auk pähe räägitud Nemejärvile ja see Peterburi 300. raames. Ja see, mis Nipiga me 2 aastat varem, 2,5 aastat varem panime saalid kinni ja selle maailmakuulsa nende sümfooniaorkestri ja meie koorid ja tänu sellele see toimus. Ja siis Nemejärvi, kui see oli ära toimunud, Eesti Televisiooni ülekandejaamad olid ka seal sinimustvalgete lippude lehvides Jaani kiriku küljes nagu 100 aastat tagasi, kui autonoomia oli ja Neeme ütles tead Jüri, et nii hästi pole see kunagi kõlanud, kui nüüd ma ütlesin, aga sul oli ka, vaata milline sümfooniaorkester, millised koorid, orelvärvid kõik, eks ole, et selles suhtes unikaalne ja siin muidugi nüüd see koju toomine, jälle eraldi lugu, kui Arvo Pärt, vaata meil valuutat polnud ju, ja Arvo Pärt, siis ma helistasin Berliini, öösel sain kätte tavaliselt, sest see oli see Saksamaade ühinemise aeg ja Arvo Pärt maksis kinni selle Tobiase välekaevamist, sest meil valuutat polnud. Ja lennukivärgi maksime meie kinni rubladest siis. See rublasi oli kõvasti. Ei, see oli 92. aasta aprill-mai, et kui te seda aja jooksul välja ei kaeva, siis see haug läheb hävitamisele, aga juunis tuli kloon. Nii et meil on rublatsoon. Nii et võtku huvitav see lugu. Ja see, ma teile räägin omavahel, seda ei tohi isegi rääkida. Ja ma ütlesin, et Estonia koorile, Elsole, et Tobias tuleb koju, et teeme Joonase lähetamise Estonia kontsertsaalis. Ja kuna me olime juba paar korda teinud seda, koorid ju teadsid ja olid ära õppinud ja orkester ja korraga peadirigent Lili ütles, ei Jüri, ma ei tee, minu suur sõber, eks ole, ja siis Estonia koori dirigent Jüri Rent ütles, Jüri, mina ka ei tee, kui siin lolliks olete läinud, et kurat, me teeme ööd ja päevad tööd ja siis kurat, seal rahvas plaksutab, karjub, kingib lilli ja Rumessen kummardab kogu aeg ja meie kurat oleme nagu tolad seal. Ja et Rumessen oli konfliktne nagu ta oli ja Rumessen oligi niimoodi, et ta läks peaproovi ajal tavaliselt, läks sinna koorite, orkestrite ja need kuradi 100 inimesed seal ja söömab läbi, et sina ei oska dirigeerida ja siin peab hoopis nii olema ja see ajas nendel kuradi harja punaseks kõigil. Ja siis oligi niimoodi, et kuna need ütlesid ära, siis Varu dirigent tegi. Toomas Kapten ja siis see Anne Torbek ja et Rendi abidirigent Estonias, Anne tuli, aga seal oli ka, ma läksin Estonia koori ette. Siin teil on kurat ju partiid selgelt ja mu vanad kolleegid jube vaikus, ma ütlesin, homseni annan aega mõelda. Järgmine hommikul tormab Rumessen mulle kabinetti ja karjub, et kas sa tead, miks nad ei taha laulda? Ma ütlesin, no miks nad ei taha siis? Sa pakkusid neile 50 000 rubla. Mitte 50 000 rubla, vaid 50 000 dollarit tuleb neile pakkuda. Vot siin nad laulab. Sest ta naine laulis kooris ja naine õhtul kandis
saade Rumessonist. noh, Rumesson, aga Tobiased tulid koju ära, mille peale Rumesson jäi mu kõrval ja kiiresti viis juttu mujale, sest ta kartis, et Ott hakkab midagi küsima. ja küsib, Ott paneb täis selle. Ta ei oska midagi vastata, sest ta helistab mulle, et kuule Jüri, raadiost tuli kuulda, et Tobias tuuakse koju, millal tuleb ümber? Ma ütlesin, et Ott lennukid on tuuakse ja niimoodi, kas saab tulla? Ma ütlesin, muidugi see käib tule lennuväljale. Ja siis lennuväljal oli, no nii kui hiljem helilööjad rääkisid Sostakovitši matus ära. Et ta seisab seal ja kui seda Kirstu lennukist hakati välja tooma, see Aerofloti lennukist, siis ta, kuule vaata sama, mingi kaamel. Ta jooksis kohe sinna Kirstu juurde, mina tõin. Ja kohe esimesena, mina tõin, eks ole. Seda oskus peab olema jah, aga kellel ei ole, siis jääbki tahamaailma. Ja selle Urmas Ott küsis, et kuule, tõid ära. Kiiresti jutt mujale. Sest ta ei teadnud üldse, aga mida televisioon nüüd küsis, et Jüri, et me tahaks intervjuu teha, aga nad ei saanud vist televisiooni juhtkonnaga kokkuleppele. Seal on üks delikaatne asi. Siis, kui me ära käime, ma ei teadnud, kas lennukid lendud või lendab, kui oli lennuilmeks. Ja siis me ei julenud seda riiklikku matust panna konkreetse päevale, vaid et leppisime kokku, et seal juuni algul või millal see oli, et paneme 4-5 päeva vahega. Et kui on toodud ja kui see päev ei lenda, et siis me ei tõmba endale peale. Aga kuhu vist panna, kui tuuakse? Ja ma ütlesin siis Teatri muusikamuuseumi direktorile, et sa valmista plats seda ette ja see vana, see niisugune, seal kus neid pille hoitakse, see mitte ruum, aga lausa see hoovis torm, vana kaitsetorm, seal üks on, ühel korrusel on need mingisugused vanad pillid, siis seal tehti ruumi, ilus alus tehti ja selle aluse peale me panime siis Tobiase selle Kirstu. Ja Rumesson küsib, kuule, kas te Kirstu lahti ka teete? Muidugi me peame kontrollima, et kas kõik on ikka olemas, et no need millal, ma siin homme, see kell, ma tulen ka, nii, ja tuleb, ja siis kui Kirst lahti tehti, tead, mis ta tegi? Ja sellepärast me lihtsalt, selles ei saa seda rääkida. Ta haaras kuradi selle, ma ei tea, kas selle meetri või tollipulga ja jooksis Kirstu juurde ja kukkus neid sõrmeluid mõõtma. Ma ütlesin, mida sa teed? Tead, räägiti, et tal on väga suur haare oli, et ma tahan teada, kui suured need sõrmeluud tal oli. Kukub siis seal Kirstus mõõtma. Nii kui kino. Ärge mehed, eks need kõik ole omamoodi imelikud. Ja, see on hea. Ega väike kalduvus. Aga need on tõesti sellised lood selle. Aga jah, et reservjõududega tegime ära, et tegelikult oleks isegi see kõik ära jäänud. Siis, kui, nagu öeldakse, need asendajad olid peal, sümfooniaorkestrile kooridel, siis korraga kõne Estonia kontsertsaalis, Jüri, et kas sa saab tulla? Et Rumesson, kurat, on saali tunginud ja sõimab neid asendusdirigente seal. Tule kähku, et mehed on nii vihased, et seda Tobiast ei toimugi. Ma siis liikusin, sealt on 200 meetrit joosta kultuuriministri. Ma siis liikusin, kurat, ma ütlesin, et seda Rumessoni ei tohi lasta majja. Kes kurat lasi ta majja, eks ole? Ja siis läksin sisse, siis lõi korra majja, ütlesin Rumesson tõmb uttu siit, et sina siin ei karju. Siin karju mina, kurat. Et niisugune pull, et te teate, niisugune isiksus tead. Muide, täpselt nagu Tobias. Tobias oli samamoodi, et oli niisugune ääretult niisugune, ta võis tark mees, aga ta võis ääretult sitast öelda ja võt see temperamento ja see läbikukkumine, eks ole, see Joonase lähetamise läbikukkumine, kuna ta ise tahtis dirigeerida, ta ei osanud, orkester oli nõrk ja kuna ta ei osanud suhelda ka, et kogu tagajärg oli nagu ta oli. Et seal on ju niimoodi, et koorid, orkester, orel, et solistid, see on ju, sul taga on 100 inimesed, sa pead ju nendega diplomaatiliselt oskama suhelda. Sa ei saa niimoodi, et kurat, sa ei oska laulda, sa oled aga te ei ole üldse jabud. Ja kuna ta oli ise omavoliliselt ringi teinud ju seda partituuri, siis ta ju vedas selle muusikateatri muuseumi arhiivist minema.
seda ei olegi tagasi antud. Ja siis ta otsustas ise lõpuni kirjutada teatud kohad, mis talle meeldib, siis ta tegi ringi. Ja näiteks sellest on suur poleemika ja seda ei saa ka kontrollida, kuna originaali pole. Aga ütle nüüd lõpuks midagi positiivset ka Tobiase kohta. Positiivne on see, et näed, et Joonas läks maailma. Et see, mis me alustasime, et need Joonase lähetamised on, näed, paljudes riikides kõlanud. Aga kõige vahvam on see, kuna sa küsisid, teate, tänu millele üldse Göteborgis, Malmös, Stockholmis, Helsingis need kõlasid ja tõenäoliselt hiljem ka Pariisis ja seal juhtus niisugune pull, et soomlased ja Rootsi Rikskontsert ei tahtnud endale seda riski võtta, et kurat, et 100 inimesed tulevad esinema ja sinna kedagi ei tule, eks ole. Et kes selle kinni maksab? Aitäh, kuule, suur tänu! Ja et riski mitte võtta. Ja siis mulle Eesti Kontserdi direktor Enno Mattiisen helistab ja ütleb, et tead, Jüri, et meil on see probleem, et need asjad vist ei tulegi seal Põhjamaades, kuna seal tulid need lepingulised vaidlused ja isegi meie valitsus arutas, et tuleb maksta seal Norrale ja neile mingisuguseid neid trahvivärke. Ja et kuule, tead, et kas sa saaksid niimoodi teha, et me meelitaksime selle Soome kontserdi peadirektori koos naisega ja Rikskontserdi peadirektori koos naisega siia, aga et nad saaks kuulda, kas või seesama eks teie tea, tõge, eks teie tea, et nad kuulaksid seda, sest see kõige võimsam koor selles Joonases ongi tutti, orkester, koorid, orel, et see on niimoodi, et karvad tõusevad püsti. Ja et kas sa saaksid seda niimoodi, et kuskil esitada, et need saaks kuulda. Vabariigi aastapäeval. Ja sealt tuli nüüd väga naljakas lugu. Mina siis esitasin, tulge julge, ärge pange tähele siin, mis toimub. Et kas saaksite seda teha. Ja ma esitasin siis sellele valitsusele ja rahandusminile, et me tahame teha selle piduliku presidendi kontserti. Ja muidugi tollal siis hilisem Eesti Panga president ja tollane rahandusminister, praegu on seal Ratastooris Haapsalus, öelda see nimi, noh, pangas. Panga president Laarve. Ei, hilisem. See, et tema oli rahandusminister ja valitsuse istungil tõmmati need rahad maha, aga tollal peaminister oli siis Siimann ja muidugi mind kutsuti välja, et võtta, et nii. Mina ütlesin, kuulge, et me võime ka ilma rahata selle kontserdi teha, et ma lasen ilma rahata teil selle Rumessini tulla sinna klaverit mängima lavale, et kuulake siis kurat tund aega teda seal. Selle peale õudne kisa tuli, ei Rumessini pole sinna vaja. Ma ütlesin, no aga siis, ja õudne kisa ja rahandusminja ütles ei, et nii palju raha me ei anna ja kõik, ja Siimann sai aru, et asi on lõhki. Ja Siimann siis ütles selle rahandusministri ütles, et ole vait nüüd, Toivo, see Haapsalu poiss, Toivo. Noh, kurat, te peate teadma aja. Ei. Eesti Pangas oli aastaid ja praegu on Ratastooris Haapsalus. Selle ja siis Lipstok, et Toivo Lipstok, et ei anna nii palju raha. Ja siis peaminister ütles, nii, Toivo, nüüd on nii palju, kui Jüri küsib ja sina nüüd vastu, et nii palju me ei anna, aga nii vähe, kui sina tahad anda, me ka ei anna, me teeme keset küla, et poole pealt, aga mul oli nii väikse, ja teades kogu käekirja. Nii et me tegime ära, aga miks see on seotud sellega, et sealt kõlas see Tobiase eks teie tea kogu täie värgiga ja Rootsi ja Soome need kontserti direktorid olid esindatud oma naistega seal ja
Enno ütles, et see oli väga vahva, aga Jüri, et mul on nüüd üks palve veel. Et tead, et siis oli niimoodi, et presidendi vastuvõtt ei olnud mitte Estonias, vaid Sakalas, üle tee. Ja tavaliselt kontsertsaalis oli kuskil 900 inimest, aga vastuvõtule kutsuti 500. Nii et osa kontserdilt läks otse koju. Ja tead Jüri, aga kas sa saad panna nad presidendi vastuvõtule ka, et nimekirjas on suletud, aga Lennart mind nagu usaldas, kuna me nullist peale taga tegime aastaid. Lennart ütles, et Jüri, kui sul on vaja kedagi juurde panna või maha võtta, sina ei pea minu käest küsima. See on sinu kui peakorraldaja õigus. Ja ma panin siis selle Rikskontserdi direktori oma prouaga ja Finlandia talo direktori oma prouaga ja see oligi see, miks need asjad toimusid kõik Põhjamaades, sest need läksid siit ära. Nad olid Rootsi ja Soome õukonnas, et me olime Eesti presidendi vastuvõtul. Ega mehed ei otsusta, naised ütlesid, kujutate ette, president surus meie kätt, me olime presidendi vastuvõtul. Ja kõik need Soome ja Rootsi prouad olid kadedusest lillad. Teie olite seal vastuvõtul, aga meie. Ja tagajärg, et nad läksid riski peale ja ütlesid, et okei, me võtame, et see koor on võimas koor, et võib-olla ikka rahvast tuleb. Seal oli täissaalid ei olnud, aga 3 saali, aga need olid suured saalid. Nii et tänu sellele kogu see värk läkski edasi. See on Jürile. Jah, kui soovid, jah. No nii, aplaus. Oranžeeria. Ja seal oli muidugi elu juurde.